tere jälle! Siin me asumegi Evershed Sutherland, otse Tallinna südalinnas. Väga mugav on tööle tulla. Mõned käivad aastaringselt rattaga või jala. Kõik vajalik on lähedal, rennid, teatrid, söögikohad ja mida veel. Samal ajal on... Aga vaatame, mis ülesanne teile täna pureda on antud. Tervist! Tere! Võtke istet. Kas kohvi soovite? Mochaccino, kaeraviimaga. Kui teil on? On ikka. Mulle palun espresso. Minu nimi on Indrek Sinisilm. Olen kohaliku ettevõtte omanik ja tegevjuht, mis tegeleb mööbli tootmisega erinevate tervendavate omadustega materjalidest. Ettevõtte nimi on Öko-Möko. Kindlasti olete meist kuulnud. Eelmine aasta räägiti tohutult palju meie eriliselt magnetiseeritud söögitoa mööblist, millel on seedimist kiirendav efekt. Muidugi olen teist kuulnud. Millega teid aidata saame? Üldiselt on meil läinud väga hästi. Aga praegu oleme me dilemma ees. Üks meie tellijatest, kes varustab haiglaid ja tervisekliinikuid mööblitoodetega, nõuab meie toodete ainumüügi ehk eksklusiivõigust. Sellega tema konkurendid ei saaks Öko-Möko tooteid pakkuda ega osta. Tellija on omil sõnul teinud tohutult konsultatsioonitööd ja meid tervisesektoris esile tõstnud. Mis mahus ja mis moel meie ei tea. Tegu on meie võtmekliendiga. Seni oleme pakkunud oma tooteid kõigile, kes on seda soovinud. Võtmekliendina soovib tellija vähendada riski, et teised saaksid pakkuda madalamat hinda kui nemad, mis võiks viia neile konkurssidel kaotamiseni. Küsimus on eritellimusel valmistatud mööblist, mis toodetakse spetsifikatsioonide toel ja selleks on vaja oskusi. Sinna tavaline roostevaba mööbel ei sobi. Oleme eelmisest aastast Eestis teostanud tohutult palju erinevaid haiglamööbliprojekte. Ja kuna meie kvaliteet on teada, siis soovitatakse meid ja soovitakse meie tooteid. Aga me ei ole ainutootja turul. Kas ma saan õigesti aru, et roostevabast terasest mööbel meditsiiniasutustel on sedavõrd eriline, et tavalised metalltoodete tootjad seda ei tooda? Haiglamööbel on väga spetsiifiline. Pealegi on meie omadel erilised tervendavad omadused, sest kasutame kristalle ja magneteid. Kristall ja magnet. Aga kui suur on teie turuosa? Numbriliselt on turuosa keeruline hinnata, sest me ei ole võitnud kõiki konkursse. Pole sellega ka pidevalt tegelenud. Pakuksin, et see jääb vahemikku 30–50%. Tänan. Tegelikult meie ei soovi kellelegi eksklusiivõigust anda. Kas see tellija, kellele te viitate, on lõppklient või müüb ta tooted edasi? Ta ei kasuta ise. Meie toodame ja tegelikult peaaegu kogu toodang läheb edasi läbi edasimüüjate. Üksikuid tooteid oleme pakkunud lasteaedadele ja üks tervisekliinik on otse ise ostnud üksikuid tooteid. Kas oskad lähemalt äkki selgitada, kuidas äriline suhe teil täpselt üles ehitatud on? Meil ei ole kirjalikku lepingut. Tema esitab meile tellimuse, kus on kirjeldatud
kliendi vajadused, seehulgas mööbli koosseis, mõõtmed, spetsifikatsioonid ja meie siis tarnime valmis toodet selliselt tema kliendi juures. Paigaldame ka meie. Aga kas nüüd tööjoonistes ja spetsifikatsioonides sisaldub ka teie enda eriline panus või teie tellija eriline panus või kuidas see täpselt teil ütleme selles osas on? Enamasti tellija ise ei panusta. See tähendab, antakse edasi konkreetselt kliendi vajadused. Ühe tootekategooria puhul on tõesti väga spetsiifiline tellijapoolne tootearendus. Sellist mööblit meie ise valmistada ei oska ja visuaalselt pole ka kõik tuvastatav. Sealhulgas ühe konkreetse materjali asukoht ja mõõtmed mõjutavad oluliselt mööbli omadusi. Need tooted lähevad turule tellija brändi Gromix all. Need ei lähe turule Ökomöko brändi all. Gromix hindamise puhul vajaksin eraldi teie arvamust. Temale oleksin ma nõus küll andma eksklusiivsuse õiguse, sest teistele, tema konkurentidele mina analoogseid tooteid ei valmista. Aitäh! Ma arvan, et nüüd on mul kogu info olemas, et esialgne hinnang teie küsimustele anda. Aitäh!